Tere hommikust! Järjekordne reede on käes ja meil on väga põnev teema. Täna on siis Canva teema, mida on, ma arvan, väga pikalt oodatud. Ja see on siis üks väike jupike sellest, sest Canva on tegelikult ju metsikult võimalusi täis. Ja Kristiina, nii tore, et sa tulid jagama meile sellist, ma arvan, väga põnevat nagu asja, mida võib-olla inimesed ei ole veel proovinud, katsetanud, aga Instagramis siis karusselli loomist. Tänan, Marika, ja Canva on väga võimaluste rohke ja eriti see aasta, kus juures ta on nagu metsikult ja iga kord, kui ma Canvasse lähen, on uus nupp. ja täna, kui ma ekraani jagan, siis sa näed ka tegelikult Canva Teamsi uut võimalust, milleks on kursuste loomine oma tiimile. Nii et kui me sisse lähme, siis on natukene kirju, aga miks selline teema tegelikult? Ma sattusin ise väga juhuslikult selle peale, et lisaks nippidele on võimalik Canvast karussellist ka sellist põnevamat lugu teha ja see nagu tekitas nii palju nagu sellist momenti, et okei, ma saangi panna 10 pilti või videot üksteise otsa, et see on ju nagu raamat on, et ma ei pea ainult nippe jagama või fotosid ja ma hakkasingi uurima ja järjest tuli nagu neid momente, et vau on ju aga hüppame asja juurde. Nii, ma jagan kohe ekraani. Nii, ja lähme suuremaks. Mul on päris palju erinevaid näidised. Kuna aega on väga vähe, siis ma ei peatu igalühel pikalt, pigem proovingi mingid ideed anda. Ja kui vasakule poole näha, siis ongi need näidiste nimed näha. Ja kui ma algul mõtlesin, et ma tõlgin kõik eesti keelde, et paremini nagu aru saada, mis teemasid on võimalik niimoodi jagada, siis ma sain aru, et kui ma ära tõlgin, siis inimesed ei oska pärast otsida neid Canvast. Nii et osad ongi nüüd nagu eestikeelsed, osad on ingliskeelsed ja nii ta on. Ning võib-olla siis, ma juba mainisin, et on võimalik 10 pilti või videot lisada siis Instagramis enne postitamist. Sa peadki valima postituse formaadi ja valima, et see võtab mitu tükki. Ja ma ütlen, võib-olla karusselli puhul on olulised 2 asja. Esiteks see, et on tekkinud standard, et sul on esikaas, sisuosa ja tagakaas. Esikaanel on tihti pealkiri ja lisaks sellele on noolake ja vahest on selline siis, et libista vasakule või midagi sellist. Ja lõpus on selline call to action nii-öelda, et kutsub sind siis laikima, kommenteerima, salvestama ja tihti küsitakse, kas see lõpus peab niimoodi olema. Tegelikult ei pea, sa võid täiesti teha nii, nagu sa tahad, aga inimestele meelde tuletamine tihti toimib ikkagi, panebki tegutsema, kui sa vihjad. Ja 3. asi võib-olla Instagrami postituste puhul on see, et kui see nii-öelda see feedi vaade ehk selline galerii vaade Instagramis on ruudukujuline 1080 korda 1080, siis kui sa pildile vajutad, siis on võimalik valida ka natukene laiem formaat. Peast ei tea, 200 pikslit on vist laiem, aga feedis näeb ta alati ruudukujuline. Sul on võimalik järgmistel lehtedel saada lisaruumi, kas või et kontaktid panna, koduleht, logo, mis iganes ja kaanepildil on võimalik ka laiem teha, lihtsalt ta ei näe sul välja. Ja miks see nooleke seal on? Sest kui inimesed libistavad ajavoos, siis nad tegelikult ei pruugi märgata, et seal on mitu pilti. Ajavoos on küll väikesed täpid all, et sa näed, et on mitu pilti, aga kui inimesed tulevad sinu kontolehele, siis nad tegelikult ei näe, millise pildi all on mitu pilti ja millise pildi all on ainult üks pilt. Nii,
ja ma hinga ka vahepeal, et kui keegi küsida tahab, et küsige julgelt ning ma alustan natukene, mul ei ole nad selles suhtes igasuguse või loogika järjekorras, need on mul teemaplokkidena rohkem. Ja esimene selline täiesti nagu fantastiline sisu idee, mõtlesin, et kui äge tegelikult, kui kerge on luua karusselli aasta highlights ehk aasta sellised kõrghetked. Wow, sa saad story'des selle kätte, on ju, ja sa enam-vähem tead ju oma edusamme, et võtake kokku, mis asjad läksid asja, mis need edusammud on ja see on palju haaravam kui nippide seeria, mis iganes. Ma ei ütle, et nipid on halvad, aga tegelikult kui äge, kui sa suudad nagu edasi andagi seda, mis sa see aasta siis saavutasid ja jälgijaid saad ju panna tõesti statistikast. Üks idee, millele ma panen akna kinni, millele ma ei leidnud põhja, oligi näiteks selline ajajoon ehk timeline, kus tuuagi näiteks esile, et kuidas näiteks grupp on kasvanud või mingi ajajoon, mis mingi kuu tehtud sai. See on kõik sisu, mis on haarav, mis on põnev. Ja karussellil on ka see, et sa ei näe, mis järgmise slaidi taga on. Nii et see tekitab nagu põnevust, et okei, et mis veel siis? Et tegelikult väga äge, ma ennem ei märganud, et kui palju meile on saadetud. Minu meelest see annab nagu lavatagust vaadet natukene, et wow, 147 meili tundub väga vähe, et kuidas teil see õnnestus. Nii. Ja tõesti kõige rohkem kasutatud võib-olla äpid. Võtage oma statistika ette ja tegelikult on aasta lõpus ju äge ka ise analüüsida statistikat ja kõik, mis sinu jaoks on äge, on tegelikult materjal originaalseks sisuks, mis eristab ja mis annab tegelikult sellist põnevat väärtust. Nii, vaatame viimast lehekülge ka ja siin tegelikult ei ole sellist klassikalist call to action on ju salvesta, jaga nii edasi, et see lõpp ei pea selline olema. Sa peabki mõtlema, mis see võiks olla, kui postitus on selline, siis täna inimesi, kes viitsivad sind jälgida. Jälgimine ei ole mingi iseenesest mõistetav asi, et kõik nõuab tähelepanu ja tõesti selline kokku võtta ja kas või kvartali, et kui sa nüüd vaevled tõelises idee puuduses, oled toimetanud aasta, 2 ja nii edasi, võtagi kokku oma tippsündmused, kuidas sa alustasid, mis asjad sa oled saavutanud või pane kas või ritta need asjad, mis ei ole hästi läinud. Nii. Järgmine selline, mida ma ei ole kasutanud, aga mis mõneti nagu tekitas ka variandi oli, kas me peaks ekraani suuremaks tegema? Marika, kas praegult on nähtav muidu need näidised? Ja, väga hästi, kõik on ilusti näha. Super. Teine selline oli tegelikult me palkame ja kui enamasti proovitakse sinna ühte postituse kõik ära mahutada, kõik ootused kandidaadile nii edasi või kui ongi nagu mitu lehte, siis kõik on selline tekstipõhine ja kuiv ja vaatad juba seda CV-d, mõtled, see saab üks väga kuiv tüütu töö olevat, siis selline nagu väga graafiline ja äge, mis annab brändi edasi. Et siin on väga vähe neid lehti, aga ma arvan, et nagu idee jõuab kohale, kuidas võimalikult graafiliselt edasi anda, kui sul on võimalik midagi graafiliselt edasi anda ikooniga, siis tee seda. Mida vähem teksti, seda parem. Ja sinna kuubikusse ei mahu meeletult väikest teksti. Et 30 on see suurus, et mida suuremalt sul õnnestub Instagramis midagi edasi anda, seda parem.
ja viimane lehe call to action on ka see, et kuhu sa võiks kirjutada. Et nii. Meil on vahepeal, ma pistan sulle vahepeale küsimused, eks ju, ja julgustan ka, et kes te vaatate ja teil tekib mingi küsimus, kirjutage julge kommentaari. Ma usun, et Kristiinal pole selle vastu midagi, kui ma vahele segan ja küsin. Aga Jaanika küsib näiteks, et kas seda Instagrami karusselli saab ajastada ka otse Canvast? Ei, seda tõesti ei saa. Canvas saab ajastada ainult ühte postitust korraga ja see võimalus puudub. Aga Canvas on tegelikult selline äpp olemas. Meta on ka väga äge, aga selline äpp, selle äpiga on selline lugu, et ma kasutasin seda kuniks ta telefon ennast uuendas ja vist Canva ka, nii et ta ühendas ennast lahti ja ma pole viitsinud tagasi ühendada. Aga selline äpp nagu Babbler ja kui sa ühendad, siis sul on, okei, te saate seda avastada, ta on ennast välja loginud. Ta võimaldab sul salvestada otse sinna, see on tasuta, et on ka Later äpp, kui keegi kasutab tasulist Later äppi, siis see on ka olemas. Sa saad otse sinna salvestada ja lähed telefoni ja ajastad sealt. Et jah, et postituste ja karussellide eelis on see, et sa ei pea neid highlights'i panema, et ka story'sid saad ajastada, aga sul ei õnnestu neid ajastamisäppidest panna highlights'i. Et ma nüüd tõesti ei ole ajastanud mujal kui Metas, sest kontod ennast lahti ühendasid, aga Canvas endas on jah, see sotsiaalmeedia planeerimine üsna algeline. Et jah, et hetkel veel ma eilse seisuga ei ole kontrollinud. Väga hea küsimus. Ja praegu veel küsimusi ei ole, aga ma tegin ka mõtted. Ma saan aru, et sul on sellised ägedad nagu ideed, mida karusselliga teha saab ja need näidised toodud. Siis mõtlesin, lõpupoole võiks teha sellise hääletuse, et mis inimestele meelde jäi nagu, mis idee? Meil on need näidised nii palju, aga see on väga hea idee, siis ma proovingi nagu kiiremini minna. Siis teine, et ongi selline tööalane blokk natukene, et sisse vaada, et kui sa kaalud meiega töötamist, on ju väga äge on ju, et üks asi on lajatada kohe see tööpakkumine, aga vaata sisse, väike selline, siin läheb nagu tekstiliseks, et milline on see esimene kontakt, strateegia, kuidas ühendust võtta, on ju kõik need asjad, et ka täiesti geniaalne, et tegelikult inimesed tahavad väga teada, et kuidas see saab olema, kuidas, et karussellidega sa saadki anda natukene nagu sisse vaadata, sest tul on võimalik lehtede peale ära jaotada mingid asjad ja video on tihti nii, et on raske natukene lugeda asju. Ja siin on ka selline tööalane, et kuulsad arhitektid on nüüd olemas või selline väga kõrgelennuline, aga tegelikult sul on võimalik nagu ennast ka promoda ja üsna visuaalselt. Karussell ise on väga nõrk. Et tehtud nagu tegemise pärast natukene, aga sul on võimalik ettevõttes teha ka selline lugu, mis ongi otseselt müüb, mis ei ole nagu mõelduki sihtrühmale otse, et oi, kuidas me alguse saime ja kuidas meil läks või selline lugu, vaid selline nagu ennast promov lugu on ju, et meil ongi tipptasemel tegijad ja kuidas me siis abistame ja edasi. Ma ei ole väga näinud selliseid karussell Instagramis, et kui sa oled teinud või märganud, siis võid ka teada anda, et visuaalselt on see muidugi nõrk. Nii, ma proovin väga tempot. Ja siis sellised jõustavad edulood, et inimestele meeldivad lood. Ja kui sa suudad veel natukene pilti sinna lisada, siis on sul väga hästi läinud ja tegelikult see teksti osa on väga väike. Me tutvustasime Canva kooli kogukonna administraatoreid, need on 6 ja ütleme nii, et pilt hõivas sealt on ju, et tekib nagu selline auguke ja siis mõtled, et kuidas seda täita ja nii edasi. Et sa ei saa väga väikseks teksti teha, et siin on see tekst 24, et tegelikult
ei viitsitagi pikka teksti lugeda, et anda selline natukene põnevust ja see tutvustuse postitus tekitas tõesti inimestes põnevust, et oi, nii toredad inimesed, nii äge, et nii palju ja nii edasi on ju, et tegelikult, kui sa tutvustad kas enda külalisesinejad, kes on näiteks käinud või kes on tulemas või kas või kalendrit, mis ees ootamas on, kes mingi kuu tulemas on või mingid tiimi liikmed või edulugusid, siis see on selline originaalne sisu, mida katsetada. Et eriti kui sulle meeldivad karussellid. Minu väga lemmik avastus, mis ma mõtlesin, et ma peaks ära tegema, et selline voogilik intervjuu stiil, mis tundub täiesti geniaalne. Kui sa ei jõua kogu aeg laivi minna, kedagi külla kutsuda ja nii edasi, sul on võimalik teha kirja teel intervjuu, lisada mõned pildid ja kui äge tegelikult. Siin on need nooled isegi 2 poole pandud all, et ka see on tegelikult väga äge mõte ja kui stiilne ta välja näeb, et on väga moeajakirjalikum. Et tutvustadki iga kuu mõnda inspireerivat inimest, kes tegutseb näiteks sinu valdkonnas. Kas seal on mingi nagu slaidide arv ka, kui palju üldse saab panna või mis see kõige paremat? 10 ongi, aga sa saad kombineerida nii pilte kui videosid. Et ongi 10 ja esimene ja viimane on enamasti siis kaas ja see lõpuosa on ju, et 8 siis. Ja kui algul oli plaan administraatorite tutvustusel tehagi, et esimene leht ja paneme siis lisalehe ka, et esimene oleks nagu inimese tutvustus, teisel oleks, et tema seotus siis Canvaga või kuidas ta kogukonda satud, siis me saime aru, et 6 korda 2 on nagu 12 lehed ka, et okei, et väga nibin-nabin värk, et paneme ühele lehele, et teeme väiksemaks või siis, et 5. kuu puhul 5 küsimust ja siis ma sain aru, et okei. Lihtsam. Väga äge, Kristiina, nüüd tundub, et need ideed on juba ka siin piisavalt inspireerinud inimesi siin ja küsitakse tegelikult algusest peale, et kas Canvas on mingi nupp, et kuidas see loomise algus üldse pihta läheb, et kuidas seda hakatakse looma, seda karusselli? Väga hea küsimus. Tegelikult, kui sa lood, siis see on sama stiilis on ju, aga lihtsalt intervjuu, et tegelikult sa pead lihtsalt tegema uue faili ja lood uue ja panedki Instagram karussell ja kusjuures ma ei ole niipidi teinud. Kui sa teed täitsa nullist, siis panedki postituse, aga ta teeb ühelehelisena. Tegelikult, kuidas see loomine käib üldiselt Canvas on nii, et sa kas mul on ingliskeelne, hetkel on ingliskeelne, sa otsid malle. Lähed Canva esilehele, sotsiaalmeedia, vajutad luubile Instagrami peal ja vaatame, kas ta näitab siin kohe ära või üldiselt otsingusüsteem. Esiteks sa võid otsida lihtsalt postitusi ja pildi alla tegelikult tuleb kategooria, et Instagram post on ju, karussellidel on karussell all ja kui sa nüüd kindlalt ainult karusselli tahad, siis sa peadki kirjutama Instagram karussell. Aga kas põhimõtteliselt on siis ikkagi nagu nende lehtede või slaidide loomine? Et selles mõttes sa võid võtta ka lihtsalt ruudukuju ja hakata lihtsalt uusi lehte looma. Ta lihtsalt on ruudukuju ja ongi, et sa saadki valida, et kas sa võtad selle ruudu 1080 korda 1080 või siis selle laiema formaadi, mis ajajoonel alt ja ülevalt jääb ära lõigatud. Nii, võtame võtaks ja LinkedInis tuleb välja, et on ka karussellid, et ma alles läksin sinna tagasi, ma ei ole kursis ja ta näitas ka Pinteresti karusselle. Nii et kõik need karussellid, mis sa siin näed, ei olegi ja kusjuures ta praegult ei anna ühtegi karusselli. Siin on ka mul näidistes üks sama see karussell ja nii.
kui sa tegelikult näidise peal hoiad, siis ta näitab lehtede arvu ja liigub niimoodi edasi. Et siin on näiteks 7 lehte, näeb ära ja saad teha nullist ja stiliseerida ja saad teha põhjast. Me tutvustuse tegime põhjast ja stiliseerisime täielikult ümber. Et mõneti on hea, kui sul on midagi ees, aga on täiesti võimalik ise ehitada ja sul on tegelikult Canvas võimalik ka jälgida mõndasid tegijaid, kes sulle meeldivad ja sa võid teha Instagrami postitusest, Facebooki postitusest lihtsalt ümber selle karusselli. Salvestad endale telefoni ja postitad sealt. Väga hea, nüüd sa jõudsidki sinna, et siin on küsimus ka selle kohta, et ka mitu pilti postitada Instagrami ja et lähebki arvutist Instagrami. Mul hetkel isegi ei meenu, et üldiselt läbi telefoni salvestad kõik need pildid alla, kas PNG või JPG-ga ja üldiselt ma postitan ikkagi telefonist. Ja kas see järjestus on ka oluline, et Jaanika küsibki, et kas... Ikka, et ta salvestab tegelikult sulle telefoni õiges järjekorras ja ikkagi gaas peab ennem olema, sest kui ta läheb nagu vales järjekorras, siis inimesed su ajajoonel ei saagi aru, millega on tegemist, et sul peab esimene olema alati kaanepilt ja selline mingi loogika ka, et on nagu raamat. Sa ei saa raamatus panna lehti suvalises järjekorras. Aga kas Instagram nagu ise, kas sa põhimõtteliselt laedki Canvast selle õige järjestuse alla ja laed üles ja Instagramis ongi ta kohe õigesti või? Kui sa Instagramist üles laed, siis ta on selles järjekorras, nagu sa galeriist võtad. Et kui sa telefoni salvestad, siis sa pead galeriist üles laadima. Instagram eelistab tegelikult instantset pilti, mis sa oled teinud. Ta ei olegi kohandunud tegelikult selliseks karusselliks. Nii et ta soovib ikkagi galeriist saada neid pilte, mis sa oled nüüd teinud või fotosid on ju, aga mõneti on see nagu nipitamine, igasugused karussellid ja tekstiline sisu. Et sa pead seal lihtsalt, kui sa galeriist valid, siis sa pead õiges järjekorras need valima, ta näitabki numbreid 1, 2, 3, 4 ja nii edasi, et vaatamegi ja kui järjekord läheb valesti, siis vajutad uuesti peale ja saad neid uuesti valida. Et järjekord on ülioluline. Nii, ma lippan natukene edasi. Ja meil sai nüüd see algus ja ots ka kenasti lahti seletatud, nii et väga hea. Nüüd me saame tagasi ideede juurde minna, jah? Aga ja ma proovingi ideedel lihtsalt mingi põhimõtte edasi anda, on ju, et lavatagune näiteks kirjanikega ja siin on sellised karuselid, kus on väga loomulikult ka, et iga see leht on täiesti erinev ja et on ka nippe, aga just, et see tihti ma näen, et karuselil see pildi osa on täiesti ära kaotatud inimestele ja Instagramile eriti meeldib see pilt on ju. Sa paneb mingisuguse põneva pildi, mis loob ootuse, et inimesed üldse edasi hakkaksid kerima ja et ka temaatika selline nii-öelda lavastuslik lavataguse näitamine on Instagramis väga trendiv. Tihti on ta ainult Instagrami postitus siis ühe pildina või siis videona, aga ma täiega soovitan tegelikult tehagi see lavatagune nagu postitusteks, selliseks miniraamatuks on ju, et tehagi erinevaid lavataguseid hetki või aspekte või mõtteid, et palju loomingulisemalt ära kasutada seda, kui see trendiv ja klassikaline, siis moodboard ehk selline meeleolutahvel. See võimaldab sul nii palju ära kasutada neid pilte, mida sa ei oska kuidagi postituseks kombineerida, et kui sa teedki tegelikult ühe postituse jaoks mitu fotot või on mingi fotosessioon ja sa ei oska kuidagi neid
kombineerida, siis väga hea mõte ongi luua karussell, mis annab piltides mingit meeleolu edasi. Siin on ka värvid edasi antud. Ja see tundus ka täiega geniaalne, et lihtsalt pildimaterjali ära kasutada ja luua sellest lugu ja tervik. Eelnevad küsimused olid väga head ja võib-olla kui ma neid inspiratsiooni jagan, siis sul on lihtsalt rohkem märksõnu, et leida. Enamus Instagrami karusselli näidised on nippide jagamised ja hästi levinud on ju, et kuidas sotsiaalmeedia strateegiat üles levitada nii edasi, mida on külluses Instagramis ja kui sina kasutad ChatGPT-d ja lood sellest karusselli, siis usu mind, need inimesed, kes tegutsevad sinu valdkonnast, kasutavad seda sama ja kasutavad samu põhjasid, et kui sa kasutad põhja, siis muuda fonte, muuda värve, et loo see ühtne stiil ja proovi ikkagi kas või mõni pilt taha kumama panna või midagi natukene teisiti teha. Ja üks täiega selline, mis mulle meeldis ja mõtlesin, et kuidas nagu seda ära kasutada, et ideid, mida sel nädalal proovida, on ju, kui sa oledki näiteks kohviblogi ja kõva latesõber, siis iga nädal tehagi näiteks kokkuvõtte, milliseid kohvipoode see nädal proovida, eriti kui sa oled influencer või näiteks raamatublogija, et raamatut küll võib-olla on raske nii palju lugeda. Milliseid raamatuid see kuu lugeda või see kvartal või aasta ja saabki Instagrami panna ja mitte nii, et see raamat või kohv on seal väikselt kuskil, vaid panedki hästi ilusa pildi, suure numbri ja ei mingit üleliigset juttu. Sa saad karussellidel pildi alla teksti ka panna. Nii et mida vähem pilti, mida rohkem, vastupidi, mida rohkem pilti, mida vähem teksti, seda parem. Ja ma näitan erandeid ka. Ja no, salvesta hilisemaks, et siin ei tasugi võib-olla panna, et jaga sõpradega, kuigi tegelikult võiks, aga siin ongi üks selline tegutsemisele kutsuv, et salvesta ja kui sa kohvile lähed, siis vali midagi välja. Võib-olla ma kutsuks veel kommenteerima, et anna teada, kas oled neist käinud, kuidas sulle meeldis, millist plaanid külastada. Nii nagu me lõpus teeme, on ju, et milline sulle kõige rohkem meeldis. Et tegelikult ma soovitaks võib-olla ikkagi inimesi kutsuks üles tagasisidet andma või teha natuke kaasama. See on see põhi, mida me kasutasime, millest mul tuli idee, et tiimi karussellina esitleda ja meil tuli täiesti teistsugune, sest see läks meie stiilist nii palju kaugemale, aga tegelikult nii äge mõte on näidata inimesi mingisuguse ettevõtte või organisatsiooni taga, et sa näedki, et see ei ole AI või robot või kes on need inimesed ja väga äge on lugeda alati hobidest, et inimese hobid on ikkagi nii üllatav aspekt inimestest, et sa mõtled, vau, on ju igasugused vibukütid, geopeitused või noh, see annab inimesest nii laiema vaata, kui see, et ta teeb seda tööd ja noh, et sa lood ühendused, inimesed on selle taga mingis ja ma arvan, et eriti vabatahtlikus töös sa pead nagu inimesi kuidagi tunnustama ja see on üks meetod, kuidas inimesi võib-olla motiveerida, tunnustada ja see mõtted saavad otsa lihtsalt. Et katsetage, ongi, et kui sa nüüd tõesti jälle ei tea, mis sisu luua, aga sul on tiimis mitu inimest, siis tee see postitus, kus sa annadki näiteks, et 5 fakti või üks huvitav fakt sinu kohta ja ma arvan, et tegelikult kõik üllatuvad või see on alati selline põnev, et iga selline põnev fakt, mis eristab inimest, kõnetab kedagi teist ka, kellel see on näiteks hobiks, et oi, meil on näiteks see asi ühine, et nii äge. Üks asi, mida ma veel proovisin,
ja mis tundus nii geniaalne, sellepärast et lisaks faktidele ja emotsioonidele inimesed tahavad mängida. Inimestele meeldib mängida, see on põnev ja tuua sellist mängu sisse, et sa valid numbri ja järgmisel lehel sa saad siis teada, et on võib-olla natuke selline tarokaartide lõik, et kes on näinud, on ju, et vali üks neist, aga sa saad lihtsalt teha numbritega, sa võid ise mõelda mingi naljaka horoskoobi välja, et leia ka sellist mängu ja huumorit, et see on selline asi tegelikult, mis inimestel väga meeldib ja siin võiks üks slaid veel olla, et pane kommentaaridesse, millise numbri sa said ja kas see sind kõnetas. Et midagi peaks sealt veel edasi tulema, et karusselle ja sisu paremaks teha. Tegelikult mida rohkem inimesed sulle vastavad või tagasisidet annavad, seda rohkem sa saad aru, kas see toimib sinu jälgijate jaoks, et kas sa peaksid seda ka edaspidi tegema või pigem mitte. Nii. Ja me oleme väga põnevil, et sul oli veel seal ideid, aga kellaaeg on meil juba halastamatult läinud, aga me tahaks kõike näha, et äkki sa ikkagi käid kiirelt läbi need mõtted ja siis lõpus nii, et lihtsalt niimoodi 10 sekundit. Karussell, kus on ainult tekst, selline loo kirjutav on ju loo jutustamine või luuletus, siis selline, kus on visuaalne jutustus, selle suve lõbusad hetked on ju, sa panedki pildi, aga mitte lihtsalt stiliseerid seda, kasutab mingit retrofiltrit, et võtadki väljakutse neid pilte kuidagi kombineerida, töödelda. Minu visuaalne teekond oma unistusteni ja avastusteni, jällegi selline nagu fotopäeviku pidamine, visuaalse päeviku, et kui meil on blogid olemas ehk videoblogid, teeb pildiblogi. Minu täiesti järjekordne lemmik, ütleme nii, et neid lemmikud on rohkem. Minu uue aasta lubadused. Ägedad on lubadused ja ägedad on kokkuvõtted, et kasuta alati ära mingeid tähtpäevi, mingisuguseid alguseid ja lõppe, joogaharjutused ja kui sa kuuluks ka nagu nippide alla, siis iga poos on eraldi ja siin on väga pildiliselt ka edasi antud. On asend, on pilt, on tekst ja tegelikult kui äge on selle järgi teha ja pärast nagu salvestada ja järele teha joogapoosid lastele. See lihtsalt stiililiselt oli ägedam, teema oli sama. Ja üks väga äge nipp, kui sa nüüd kodu müüd. Sa saad ka korterid maaklerina niimoodi müüa. Saad enda kodu, saab maaklerina kindlasti proovige, kui sul on objektid, mitte ära ainult pane pilte, pane natukene info ka ja väga loominguline viis müümiseks karussellid enne ja pärast. Pildiliselt väga palju ei räägi, aga kuidas asjad olid alguses, kuidas nad on nüüd. Ka väga hea lugu, mis näitabki progressi ja annab võib-olla sinu lugu kuidagi teisiti edasi. Novembrikuu sisukalender. Kui äge on anda teada kalendrina niimoodi korrastatult, mis inimesi ees ootab ja väga äge, kui keegi nii palju ette teab enda asju. Et kui sa tead, siis proovi järele, anna oma jälgijatele teada, mis neid ees ootab, et nad oleks valmis ja broneeriks endale aega. Me oleme kohe lõpus. Nii äge, et saabki kõik need ära näidata. Mida ma sel hetkel tahan. Ka väga intiimne, aga pane kirja ja siis sa teed võib-olla ära ka, kui sa jagad. Külastada vanavanemaid. Puhkus mingil kindlal puupäeval. Kursuse avaldamine on ju või registreerumine. Näha oma sõpru. Kui äge jälle jagada tõesti, mida sa tegema hakkab, mida sa plaanid. Ja Külli on siin juba algust teinud, ütles, et temal on siiamaani nendest, mis sa näidanud oled, on meeldinud siis tiimi tutvustuspiltidega, värvide valimise mäng ja aasta kokkuvõtte tegemise karussellid.
need on siis tõeliselt need, mida ta ise ka ära teeb, aga mul ongi üleskutse teie, kes te olete vaadanud seda laivi siin ja neid ideid siit saanud, et mis teid on inspireerinud, et mida te plaanite ära teha ja mis on meelde jäänud nendest ideedest, mida Kristiina siin ära ja tegelikult täiega äge, kui keegi midagi tahab veel silme ette, siis vaatame. Minu täiega lemmikteema, mitte et ma oleks sul kinnisvaruhunt, aga renoveerimine enne ja pärast ka nagu kui geniaalne. Köök enne. See karussell ei ole väga hea, et ta võiks nagu tõesti olla nagu kõrvuti enne ja pärast seesama fotonurk. Progress on ju areng, et sa saadki nagu ära kasutada, milline oli vannituba enne, mis ta nüüd on. Ja andke nüüd teada, mis te nüüd ette võtate, mis kõige ägedam ja üllatavam oli. Jaanikale meeldis aasta kokkuvõtte idee. See ongi nüüd siis ajakohane üsna varsti hakata ette valmistama. Mina ise sain ka nagu ideid, et tõesti selles mõttes see on väga hea visuaalne kiire viis inimestele seda infot edastada, ilma et peaksid seda pikka teksti lugema, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ja see on selline uudishimu tekitab võib-olla ka, et sa ikkagi tahad sinna lõpuni kerida. Et ma arvan, et seal on need faktorid selles karussellis, aga väga hea võimalus nagu tõesti mõnusalt, lühidalt, kiirelt infot edastada inimestele. Ja mingid asjad veel, mida ma Mallina ei leidnud, on ja näiteks, mis me ise hakkasin tegema, mingid mälupulgalt millegi korrastamine või kuskil oli selline, et enne fotode kustutamist, et võtaki sellised fotod, mis ei ole hea kvaliteediga, paned nad kokku või ma leidsin hiljuti CD-plaadi fotod aastast 2014, mõtlesin, et Jesus, kui geniaalne tegelikult ja proovisin neid siit päästa ja nii edasi. Võta kõvaketas 10 esimest pilti minu kõvakettalt aastast 2015, et minna täiega nagu loominguliseks. Need pildid, mis tunnevadki, et oi, tead, neist mingit väärtust ei ole, aga tõesti minu suve kõrghetk, et kõige paremad emotsioonid ja luua kollaase või tõesti see oskus lugu jutustada ja teha põnevaks. Oi, inimene tahab kerida edasi ja pärast ka kommenteerida või tõesti selle mingi tegevuse teha. Ja mul on endal ka nii palju ideid ja karusselli tegemine võtab natukene aega. Nii et kui sul ongi mingid fotod juba olemas, siis kas või visuaalne päevik või mingi selline asi, et sa saad selle kiirelt tehtud. Ja ma arvan, et mida rohkem nagu teha, seda rohkem ongi nagu vau, tegelikult ma saaks nii ka ju teha ja nii edasi, et see sisu loomine ei muutuks nagu täisajaga tööks. Et selline nagu sotsiaalmeedia spetsialist tundub alati nii õudne. Ma tean, et see on vajalik, aga siis, et see natukene teeb võib-olla kuivemaks selle, et sa annad edasi selle enda energia ja sellise originaalsuse. Ja Helin kirjutab, et temale jäi meelde kinnisvara renoveerimine ja ka müügiidee, nii et tõesti sul on võimalik kinnisvara müüa natukene teistmoodi kui tavapäraselt. Grete räägib, et talle meeldis enda tutvustamine või millega tegeleda, on hea tutvustus, siis enda tooteid tutvustada, ise ennastele taga tutvustada. Ja Helinale jäi meelde see enne fotode kustutamist. Väga hea idee nagu. Ja ma olen oma töölauda ikkagi pildistanud. Ma avastasin, et ma ikkagi pildistan, tihti on väljakutsed, näita oma töölauda ja siis vaatad, mu töölaud 2020 on väga erinev, mis praegu toimub või siis näiteks üks nipp teile, mida ma ise veel ei julge teha. Sinu töölaud enne pildistamist ja siis, kui sa pildistama kavatsed hakata, et ma ei tea, kuidas teile, aga minu töölaud on väga erinev sellest, kui ma nagu siit poolt filmin või pildistan või see, mis tegelikult toimub. Et ole nagu julge, sa soovid olla, et näegi nagu avatumalt või vaade aknast, mis su valdkond nagu on, proovi sealt leida neid mingi progresse, muutusi ja sellist ägedat asja ja loo uusi trende. Ja väga äge, aga suur tänu sulle, Kristiina, tõesti seda jagamast, inspireerimast ja ma arvan, et kõik said mingeid mõtteid, et minna siis Canvasse ja hakata looma oma esimesi karusselle või järgmisi karusselle ja võib-olla ise täitsa uute ideede peale tulla. Ja suur tänu sulle, kes olid kuulamas, vaatamas ja kohtume siis uuel reedel jälle uuesti.
suur tänu kuulamast ja tänan sind kutsumast, Marika. Aitäh teile.